Politsei on taas Tallinna tänavatelt tuvastanud skeemi, mille abil värbavad narkokurjategijad oma võrgustikesse tööle uusi inimesi. Kogu skeem on seejuures üles ehitatud lihtlabastele QR-koodidele. QR-koodide puhul on siis skeem selline, et koodi peal on kleeps, mis viib narkokaubamajja ja mis kutsub inimesi siis ostma erinevaid narkoaineid ja samas pakub ka võimalust kiireks sissetulekuks ehk siis asuda kulleriks. QR-koodide lõksu langevad eelkõige just noored ja lapsed. Narkokaubamajad on püsti pandud nii Telegrammi kui ka teistele igapäevastele sotsiaalmeediaplatvormidele, nagu näiteks Instagram ja Snapchat. Me oleme esimest korda olukorras, kus meil on väga palju noori ja täiskasvanud inimesi, kes ei õpi ega tööta. Ehk siis nende päevad mööduvad niisama olles arvuti taga, ehk siis nende jaoks tundub see väga tulus viis raha teenida. Kuigi noored satuvad enim narkovõrgustikesse selle nii-öelda musta töö tegijaks, on siiski positiivne, et narkootikumide tarvitamine ei ole Eestis laste ja noorte seas veel kasvanud. 30% 15 ja 16 aastastest on korra elus narkootikume tarvitanud, valdava enamuse jaoks on see siiski õnneks jäänud vaid proovimiseks. Tervise Arengu Instituudi narkootikumide valdkonna juht ütleb siiski, et kui noor on juba võrgustikus sees, on üsna tõenäoline, et temast saab lisaks müüjale ka tarvitaja, kuid mitte alati. Kõige rohkem siis seostatakse siiski tarvitamist ja sellist võib-olla regulaarsemat tarvitamist sellega, et sa oled näiteks sellisest mahajäetumast keskkonnast, võib-olla sa ei ole nii heas haridusasutuses, loomulikult vanemlik kontroll ja need vanemlikud reeglid, mis sul seal kodus on, aga tõesti, kui me räägime nendest siis kõikidest põhjustest, siis see ei tähenda, et kui see check igal pool on, et inimene hakkab tarvitama. Interneti narkokaubamajades saab osta kõike, mida hing ihkab. Eluvõõrale silmale on laias menüüs osad ained lausa võõrad. Abel Ollo sõnul on aga noorte lemmikud jäänud aastatega suures osas samaks. Ega see kanep tuleb igalt poolt välja ja väga jõuliselt, aga stimulandid on samamoodi siis amfetamiin, kokaiin. Kokaiini hind on selliseks läinud, et ta on kättesaadav ka noortele. Narkokurjategijate poolt loodud QR-koodid ilmusid meie tänavatele esimest korda 2024. aastal, uuesti möödunud aasta lõpul. Politsei sõnul on Tallinnas peamised piirkonnad, kuhu neid kleebitakse, Viimsi, Haabersti ja Põhja-Tallinn. Antud kleepsud me siis otsustasime teha politseikampaania, ise lõime sinna peale uue QR-koodi, mis siis on justkui ennetussõnum ja ka märguanne inimestele, et kui te skännite ükskõik milliseid koode, siis te peate ka arvestama, et teist jääb jälg maha. Ainuüksi politsei poolt loodud kleepse skaneeriti enam kui 100 korral. Maria Kougija toonitab, et noortel ei tasu oma elu ära rikkuda ahvatleva tööpakkumisega, mis on alati liiga hea, et tõsi olla. Nii kiiret ja tulusat raha teenimise viisi tegelikult ei eksisteeri, et kindlasti noored peaksid selle peale mõtlema ja kõik nii-öelda suures koguses narkoaineid käitlevad tänavadiilerid siis jõuavad meie töölauale. Lapsevanematel tasub jälgida, millega nende võsukased internetis tegelevad, sest värbamine võib toimuda kiiresti ning tihti ei saa lapsed ka asja tõsidusest aru. Samamoodi võiks lapsevanemad tunda huvi, et kus tekib lapsele taskuraha, kui nemad seda ei anna. Et näiteks kas neil on mingi lisatöö, kuidas nende kontol rahad liiguvad, et kas on mingid kahtlased väljaminekud või ülekanded inimestelt, kes ei ole nende sõprusringkonnas. Võiks vaadata selliseid tarvitamisele viitavate esemete leidudele ka, et kui on mingeid väikseid minikrippkotikesi või mingeid torukesi või mingeid naljakaid piipe või mingeid asju ilmunud kuhugi sahtlitesse ja lõhn on ka muidugi, nagu me kanepist räägime, siis ma arvan, et vanemad võiks endale selgeks teha, milline on kanepi lõhn.